Aitäh, Harle, et ma loen 10-ni. Esiteks selleks, et endale meelde tuletada, mida ma teile siin täna öelda tahan. Ma seisan siin, sest teisiti ma ei või. Ma seisan siin täna teie ees, lunastamaks üht väikest pattu. Mul ei ole teile pakkuda välja ideed, mis lahendaks kõik probleemid, mured. Mul ei ole seda imerohtu. Mul ei ole anda teile seda eesmärki, mille poole te kõik janunete, mida te kõik vajate. Seda finišit, mille poole me nüüd kõik liikuma peame hakkama. Küll aga ma tunnen soovi, vajadust, kohustust täna siin teie ees seista ja teiega üht lugu jagada. Möödunud sügisel, kui meedias lahvatas Silvergate'i afäär ja Riigikogu tagatubades toimuv jõudis lõpuks ometi igasse Eestimaa kodusse ja inimesed tõstsid pea ja võtsid häälekalt sõna ja kogunesid tänavatele, siis tundsin ka mina ennast kodanikuna. Ma tundsin, et mulle, et meile on ülekohut tehtud. Ma tundsin, et nüüd on vaja selle ebaõigluse vastu astuda. Ma nägin eesmärki, ma nägin seda finišit. Ma lugesin läbi nii palju artikleid rahastamisskandaali kohta, kui ma vähegi üles leidsin. Ma liitusin Facebooki teatava vastava grupeeringuga. Ma arutasin teemat sõprade ringis, ma viisin ennast kurssi, me üritasime probleemile leida lahendust, üritasime juurida välja selle algpõhjust. Kätte jõudis päev, kui toimusid rahvaalgatuslikud meeleavaldused üle Eesti. Tallinnas, Tartus ja ka Viljandis. Läksin Arkaadia aia parki ja avastasin eest 150-pealise publikumi. Mitte palju, aga mitte ka liiga vähe. Enamasti vanemaealised, sekka ka 10 minuealist. Oleks võinud olla rohkem. Eelmisel päeval oli üks üritust korraldav tüdruk mulle, sõbranna, mulle välja pakkunud, et ma võiksin ka seal meeleavaldusel sõna võtta. Tudengina, Eesti Vabariigi kodanikuna, noorena. Ma lubasin seda mõtet kaaluda ja koha peal siis otsustada, kas mul on midagi öelda või mitte. Ma kuulasin, ma olin kõnelevate ja kuulavate inimestega kaasas. Ma tundsin ka seda ebaõiglust ja läksin kohale. Aga pagan võtaks, ma ei võtnud sõna. Mul oli see vabadus. Mul oli võimalus öelda välja oma arvamus. Aga ma ei kasutanud seda. Kas mul siis tõepoolest ei olnud mida öelda? On ju küll. Oli siis ja on praegu. Jah, ma kahetsen seda vaikimise otsust. Ja tõepoolest ma kartsin siis, kartsin ka nüüd. Ma kartsin jätta endast rumalat muljet. Ma kartsin, et ma ei ole piisavalt adekvaatne sõna võtma, aga ma kartsin, et mind võidakse tõlgendada vääralt, et minu ülesastumises nähakse vaid populistlikku eneseupitust. Ma kartsin, et minu sõnad võivad mõjuda imala või klišeena. Ma kartsin lolliks jääda. Aga tagantjärele ma mõtlen, et ma ei olekski pidanud ju palju ütlema. Ma oleksin pidanud lihtsalt minema sinna pukki ja seisma korraks ja vaatama neid inimesi ja mõistvalt noogutama.
ma tean, miks te siin olete. Ma tean, miks mina siin olen. Me kõik teame. Kuidas nüüd edasi teha? Kuidas nüüd teha nii, et see teadmine ka valitsevate poliitikute peadesse jõuaks? Ei, mul ei ole vastuseid. Aga ma tunnetan ka seda ebaõiglust. Ja mul on õigus ja kohustus selle ebaõigluse vastu siin täna teiega koos välja astuda. Ma seisan siin täna teiega koos ja mul on selle üle hea meel. Selle üle, et me oleme koos. Mul ei ole ka täna veel täiesti selgeid vastuseid, mille poolt ja mille vastu ma tänases Eestis olen. Aga ma otsin ja ma leian. Ja ma ei kavatse enam järgmisel korral vait olla. Kui ma tõepoolest tunnen, et ma ei saa mitte vaiki olla.